Tere, head pärastlõunat ja läheme siis tänase keskkonnapäevaga edasi poliitikute diskussiooniga. Ja sellega on nii nagu parimatel rock-festivalidel, et esinejate nimekiri on algselt üks ja need, kes lavale jõuavad, on võib-olla natuke teistmoodi, et mitte absoluutne, aga mõnikord. Ja seekord on ka nii läinud, et ma palun siis lavale diskussioonist osavõtjad, Siiri Oviir, sotsiaaldemokraatli, vabandust, Liisa Oviir, jah. Aga jääb meelde. Erki Savisaar, Keskerakond. Ei öelnud Edgar. Marko Pomerants, Isamaa. Kaul Nurm, Vabaerakond. Ja Kalle Palling, Reformierakond. Ja kui võrdlete esinejate nimekirja, siis näete, et puudu on, vabandust, tohib sinna tooli, mida teine moderaator veel. Jah. Et puudu on siis EKRE ja Mart Helme ja ka Rohelised ja Zuzu Izmailova, kes kahjuks täna siia ei jõua, isegi mitte videoekraanilt. Ja kuna selliste poliitikute diskussioonide juhtimine on suht keeruline, olen telekast näinud, et Andres Kuusk on foorumis hädas ka 4 poliitikuga, siis täna, kui oli oodata 7 ja tegelikult ka 5, ma palun endale ka Appis ja Olavi Tammemäe. Eesti Energia, tule jälle. Ja Olavi on siis selline mees, kes ilmselt üks vähesed, kes on Eestis põlevkivi arengukava pähe õppinud. Nii et selles mõttes ei saa poliitikud siin valskust ajada, mida mulle nad võivad rääkida kokku siin mida iganes. Nii, palun. Ja hakkaks sissejuhatusega pihta nõnda, et kuulaksime huviga teie kõigi mõtteid, kuhu teie arvates siis põlevkivitööstus peaks liikuma. Oleme kokku leppida, et 2 minutiga võiks hakkama saada. Ma võin alustada. Palun. Et saaks kuidagi minema, eks ole. Algatuseks ma ütlen, et Olavi Tammemäe helistas mulle 4 kuud tagasi, küsis, kas ma täna tulen ja siin ma olen. Aga nüüd siis Põxitist ja tänasest teemast, et kas võrdub areng või on küsimärk maha, et võrdub areng. Aga jällegi minu lahtiseletus, et kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, ega teda siis orbiidile ei saadeta, eks ole. Et ta jääb ikka siia koostööimes teiste riikidega, niisama on põlevkivisektoriga. Et kui me oma retoorikas oleme kasutanud sõna sõltuvus põlevkivist, siis ma arvan, me lihtsalt hindame seda ümber ja nimetame seda võimaluseks kasutada põlevkivi ja väärindada teda parimal võimalikul moel, kuidas me teda parasjagu oskame ja ma arvan, et see Ando Sutteri ettekanne tegelikult andis meile väga hea ülevaate sellest, kuidas see pilt tänaseks avardub sellest 6 suitsevast korstnast. Oleme liikumas olukorda, kus võib-olla kõikide objektide juures korstnaid ei olegi. Aitäh, ja ma tuletan meelde, et selle diskussioonil saab jälle hääletada. Ja küsimus on lihtne, et kelle seisuga olete kõige rohkem nõus. Ja ma kahtlustan arvama, et sellel diskussioonil keegi 93% ei saa, nagu oli eelmise hääletusega. Nii, palun Kaul Nurm, jätka. Ja, aitäh. Pean tunnistama, et see ettekanne, mida härra Sutter tegi, avaldas mulle üsna positiivset ja põhjalikku muljet. Julgen arvata, et need suunad, mis Eesti Energia on praegu kavandanud ja eriti, ütleme, sellise keskkonna aspekte arvestades on õiged, positiivsed ja ilmselt tuleks toetada. Nüüd Põxitist ei saa mina väga palju rääkida, sest mina pole selle algataja ja ma ei peaks ka vist seda lahti seletama. Mida ma tahaksin võib-olla sissejuhatuseks öelda, on see, et
maailmas üleminek alternatiivsetele energiaallikatele toimub nii ehk nii, sõltumata sellest, mida meie siin Eestis otsustame või teeme. Ja ma arvan, et Eesti ei saa siin olla väga suur erand ja selle tõttu mina väga palju tahaksin näha seda, et siia põlevkivienergia kõrvale jääks võimalikult palju ruumi alternatiivsetele energiaallikatele, on nad siis taastuvenergiad või miskit muud. Ja võib-olla veel ühe märksõna tahaks kohe ära siduda, et minu arvates taastuvenergeetika, mis on tegelikult kohalik ressurss, see tuleks siduda regionaalpoliitikaga nii, et see kohalik ressurss jääks kohaliku kogukonna teenistuse. Vastavasel juhul juhtub kõik see, mida me eelmises paneelis kuulasime, et kõikide ollakse igal pool vastu. Aitäh, Kalle Palling. Jah, kui me tuleme selle pealkirja juurde, ehk siis Põxit, siis arvatavasti see on tuletatud ühest teisest Exitist ja Brexitist ja kui me mõtleme, mis saabus pärast Brexitit ja mis kestab siiamaani, see on üks tohutult suur segadus, et alles eile juhtusin vaatama siis leiboristide liidri Jeremy Corbyni intervjuud Brexiti teemal, kus küsiti talt 6 korda järjest ühte sama küsimust, et kuulge, härra Corbyn, mis te arvate, kas UK-l on pärast Brexitit parem kui siis, kui ta oleks Euroopa Liidus ja ta ei vastanud sellele küsimusele. Küsimuse vastus kõlas umbes selliselt, et tegelikult meil on vaja säilitada täpselt samad tingimused ja sama positsioon, mis meil oli Euroopa Liidus. Ehk et, et millist muutust me siis nagu päris täpselt vajame ja millist me tahame. Et ma arvan, selle Põxitiga on natukene nagu samamoodi, et loome probleemi ja siis hakkame seda probleemi lahendama. Et ma olen väga nõus härraga Vabaerakonnast, et Hando Sutteri ettekanne tänase siin keskkonnapäeva alguses jättis väga sügava mulje ja ma arvan, et see jätaks väga sügava mulje kõikidele nendele, kes on sellele Brexiti asjale alla kirjutanud, kui nad ennast teemaga kurssi viiksid. Ehk et tegelikult me oleme sellise Põxiti või põlevkivist siis face-out'i või väljumise poole teel olnud juba aastaid, et riik on ju seadnud erinevaid eesmärke, erinevaid siis poliitikaid kirjutanud arengukavadesse ja ühtegi asja ei saa teha niimoodi nüüd nipsust, eks ju, eriti kui see puudutab energeetikat, energeetikajulgeolekut, nii et ma arvan, iseenesest nendes poliitikates ei olegi vaja nagu mitte midagi muuta, on vaja lihtsalt käia pidevalt seda teed edasi, kus me oleme käinud, mitte teha sammu tagasi ja vaadata, mis meie ümbritsevas maailmas toimub, et seda on ju ka siin täna mitmel korral esile tõstetud, et me tegelikult ei tea, mis on toimumas siis tehnoloogia arengus, ma ei tea, 50 või 15 aasta pärast ja selliseid nii-öelda ühelt jalalt teisele hüppamisi üks vastutustundlik poliitikakujundaja endale lubada ei saa, nii et ma arvan, kui me räägime põlevkivienergeetikast, siis Eesti ettevõtted, kes selles valdkonnas toimetavad koostöös riigiga, on teinud juba piisavalt ja on kirjeldanud oma tulevikuplaane piisavalt, et me ei pea muretsema selle pärast, et kuidagi see põlevkivienergeetika võiks saada riigile koormavaks tulevikus. Erki Savisaar, on Keskerakonnal oma põlevkivipoliitika? Mul kõigepealt on hea meel, et siin varasemates ettekannetes toodi välja, et viimase 2 aasta jooksul on väga palju kaasatud teadlasi ja ka ministeeriumite vahel seda teemat arutatud, et leida selline mõistlik lahendus antud probleemile. Ja minu jaoks see väljumise küsimus on väga mitmetahuline, alustades loomulikult sotsiaalsest poolest. Meil on põlevkivisektoriga otseselt seotud 6000 töökohta ja kaudselt 13 000 töökohta, nii et kindlasti ei saa me siin midagi teha järsult, sest me peame leidma ka lahendused nendele inimestele, kes selles sektoris töötavad. Loomulikult ei tähenda põlevkivist, et kui me enam põlevkivist elektrit ei tooda, et siis põlevkivi kasutamine üldse kaob ära. Meil on väga tugev põlevkivi keemia ja põlevkiviga saab teha või põlevkivist saab teha väga palju erinevaid tooteid, millel on palju suurem lisandväärtus kui võib-olla sellel elektril. Teiseks on muidugi energeetiline julgeolek, mis on Eestil väga suur väärtus. Me oleme üks 2 Euroopa Liidu liikmesriigist, kellel on
energeetiline sõltumatus ja ma arvan, et see on väärtus, mida tuleb hoida ja kui me mõtleme seda väljumisstrateegiat, siis me kindlasti peame seda mõtlema niimoodi, et me ei kaotaks oma energeetilist sõltumatust. Kolmandaks on see majanduslik külg, et meie põlevkivi annab 4% SKP-st ja meil on vaja seda osa SKP-st ja kui me kuidagi seda ümber teisendame, siis me peame leidma lahendused, mis kompenseerivad meile selle SKP osa. Ja alles lõpetuseks on see keskkonna pool, ma nagu selle koha pealt väga ei muretseks, sest nagu me nägime, siin 10 aastaga on juba tehtud suuri samme, Eesti õhk on Euroopa puhtaim ja kuigi võib-olla mingites suhtarvudes see põlevkivi on hästi saastav, siis absoluutarvudes on seda niivõrd vähe, et ma liigselt üle ei muretseks. Liisa Viir palus, et teda esimesena talle sõna ei antaks, anname siis viimasena. Aitäh. Aitäh, et need nimi tuli õieti. Aga siin on mitu aspekti, et alustuseks see küsimuse püstitus iseenesest, et kas Põxit võrdub areng, et minu arust Põxit iseenesest peale selle armsa nime on siis teele asumine kuskilt tee keskelt, et see pole kunagi mõistlik mõte ja enamasti ka ei ole see võimalik, et küsimus on, mida me teeme ja miks me teeme ja mis on meie suurem eesmärk energeetikas üldse. Et ma usun, et suur osa inimesi siiski tänapäeval kliimamuutustes ei kahtle ja selles, et sellega tuleb tegeleda, selles ka ei kahtle. Aga samamoodi on siin küsimused, nagu toodi energiajulgeolekus, siis on küsimus selles, et millise hinnaga me oleme valmis üldse näiteks elektrit ostma. Ja need on need küsimused, mis ma usun, et ei ole kuidagi ühist konsensust leitud, et mis on see meie kõige olulisem väärtus, mida me kindlasti tahame täita, mida me tahame siis kõige tähtsamaks pidada ja sealt edasi me saame teha nagu järgmised lahendused. Mulle tundub, et me oleme võtnud väga palju erinevaid arengukavasid, osad arengukavad on siis mõneti vastuolus, osad natukene üksteist ka toetavad, aga väga paljude eesmärkide juures, isegi kus on mõõdikud olemas ja minu arvates väga paljudes arengukavades ei ole reaalseid mõõdikuid, aga kus on mõõdikud olemas, ega seal ei ole seda teed näidatud, et kuidas me sinna jõuame, et needsamad seda, et 2030 on meil 50% taastuvenergiast on elektrit, et ega me neid otseselt meetmeid pole vastu võtnud, et seda siis tagada. Nii et küsimus, kas Põxit on areng või mitte, see vastus sõltub sellest, mida me saada tahame. Ja sealt saaks alles hakata edasi vaatama, et kas Põxit võiks siis olla areng. Nii, aitäh. Ma tuletan meelde, et saatke ikka meile küsimusi, et teie eelmist paneelis küll saatsite, aga need ei jõudnud kohale. Küsime, nüüd jõuavad, et ma küsingi kohe vahelt eelmise paneeli küsimuse, kas teie teate, kes on Põxiti autor? See on mingi sotside värk. Kahjuks ma ei saa siinkohal võtta nagu seda autorsust, et minu teada olid Eestimaa Rohelised olid selle algatamise taga. Tegelikult Põxit sündis umbes aasta aega tagasi toimunud arutelust Arvamusfestivalil, kus siis arutleti rahvaalgatuse kui sellise üle ja siis Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed erinevad siis võtsid selle initsiatiivi ja loomulikult, kus on probleem, sinna tõttavad appi poliitikud, et seda probleemi siis lahendama asuda ja nii siin need erinevad siis erakonnad on kõlanud, et kelle liikmed ja ma arvan, et see Põxit kui selline ei ole ühegi erakonna ametlik seisukoht täna, isegi võib-olla rohelistel mitte, kui neid üldse on. Me ei tea. Jah, just, et kui neid üldse on. Et ma arvan, igas erakonnas leidub neid, kes arvavad, et ma ei tea, mõne energialiigi osakaalu peaks suurendama või teise oma vähendama, aga jah, Põxit sündis tegelikult aasta tagasi Arvamusfestivalilt ja siis see on nii-öelda kinnitus sellest, et kuidas on võimalik ühe arutelu tulemusena päriselt koguda kokku piisaval koguses allkirju, et siis need Riigikogule esitada ja Riigikogu vastav komisjon neid ka siis menetleb, aga mina keskkonnakomisjoni aseesimehena tean lihtsalt, et keskkonnavaldkonnas on viimase paari aasta jooksul tulnud kõige rohkem petitsioone, mis on siis ka arutelu leidnud Riigikogus, olgu need, ma ei tea, karusloomafarmide keelustamised, Põxit kui mõned teised. Mul on siin ka ettepanek, et siin tuleks karmim olla kindlasti, et petitsioonidele võikski edaspidi alla kirjutada need inimesed, kellel põhikoolis
oli kas bioloogia, geograafia, füüsika või keemia, matemaatika 4 vähemasti. Et täna me oleme jõudnud Väimela-Kanala keskkonnamõjude debatis olukorda, kus inimesed ei tee vahet, kas põhjatuul puhub põhjast või põhja. Ja see on päris elu, see ei ole mul välja mõeldud. aga miks see nii on? Ma arvan, et lapsed on olnud koolis lorud. Et see on nagu üks asi ja võib-olla see loodusteaduste õpetamine, kõik võimalused on muideks olemas, või õppimine, ei ole seal teiste ainete vahel olnud piisavalt popp, et mul on selle üle kurb meel, et tuleks midagi ette võtta, kaadrid on olemas riigis, ma väidan, võimalused ka, nüüd tuleks sellest osa saada. Et Marko, tegelikult sinu sõnavõttu mingi keskmine osa pani mind küsima tegelikult küsimuse teie kõigi käest, et eelmises diskussiooniringis ju ka jäi kuidagi laua peale selline arusaamine, et meil ei ole täna Eestis sellist ühiskondlikku kokkulepet, et kuidas nagu milliseid energiatootmise tehnoloogiaid nagu võiksime eelistada. Noh, need inimesed, ma ütleks ka, et mul oli ikka koolis nagu keskmine hinne oli natuke kõrgem kui 4 kõikides ainetes, et ma võin selle pealt öelda ja oma töökogemuse pealt, et tegelikult täna ei ole sellist energiatootmise tehnoloogiat olemas meil, millega ei kaasne väga suurt keskkonnamõju. Lihtsalt küsimus on see, et kuhu see mõju jääb, eks ole, et päikesepaneelide puhul on see eriti mugav, et ta jääb kuskile Hiinasse, paneelid tulevad siia, aga see pole teema. Aga täna on Eestis ikkagi probleem, et me ei tea, mida me tahame. Me tahaks midagi muud. Et mis te arvate, kas poliitikutena te saaksite kuidagi kaasa aidata sellise ühiskondliku konsensuse või ka sellise teadmise tekkimisele? Ja kuidas? Ma minuti otsin algusest kokku, kui tohib. Ma võtan selle nüüd välja. Et minu meelest peab olema poliitikutel julgust jõuda etappidesse, mis eeldavad sisulist arutelu. Kui me toome selle sama Hiiu tuule näite, on ju, ja Hiiumaa siis avamere tuulepark, ma väidan, et linnud, mida tuuakse argumendiks, võib-olla teen liiga, neid inimesi väga ei huvita, aga ta on hea niisugune abiargument, et neid saaks edasi uurida. Neile lihtsalt tuuleparki meeldi nendel inimestel. No, aga kuna Kadel oli näpp püstis, ma hakkaks sealt reast tulema siis niimoodi, et üldjoontes vist on teada-tuntud praktika, et kui kuskil avamere tuuleparke või mõnda suurt, ma ei tea, silda hakatakse arutama, siis saabuvad ornitoloogid ja see on täitsa nagu eraldi võib-olla teenuse liik, eks ole, et kuidas seal need vaidlused kõik üles tõmmatakse, et ma arvan, see Hiiumaa tuulepargi nüüd see kohtuotsus, mis saabus, et see on üks nagu suur häbiplekk Eesti siis sellise üldise arendustegevuse juurde. Õineid Helmega või? Et 10 aastat me näeme vaeva või erasektor näeb vaeva selle nimel, et tõesti luua siis puhtam elektritootmine, panustada kogukonda ja mitte üldse väikeste summadega ja siis lõpuks oleme alguspunktis tagasi, et ma arvan, aga see on teine teema, räägime sellest siis võib-olla ühel hetkel pikemalt, aga Marko tegelikult tõi väga hästi välja selle, et ükskõik kui keeruline on olukord ühiskonnas, mitte miski ei keela poliitikutel olla liider ja seletada valijatele, kõikidele inimestele, keerata see nägu, mitte oodata nägu rahva poole siis seda hirmu peegeldust, mis tuleb rahvast, vaid peegeldada vastu seda usku ja positiivsust, ja seletada, milles siis peitub iva. Et see, mida me nägime Tartus, ei olnud ju mitte selgitustöö, vaid hirmu peegeldus poliitiku näos. Et ma arvan, sama asi toimub tegelikult siin põlevkivisektoris, et kui me meenutame seda, kus kohast sündis üldsegi see põlevkivi aastase kaevandamise piirmäär 20 miljonit tonni, siis ma arvan, see oli lihtsalt üks ilus ümmargune number, mis leiti tollel hetkel sobivat ja siis ma ise mäletan seda hästi, ma olin põlevkivi arengukava juhtivmenetleja Riigikogus, kuna see arengukava kinnitatakse Riigikogu poolt, siis seal puudus igasugune argument, et kui meil on eesmärk, Liisa nimetas siin neid mõõdikuid, eks ole, et me vähendame õhuemissiooni, siis tegelikult kivimaast väljavõtmise piirmäär ei ole tingimata otsene seos emissiooni vähenemisel. Et kui me paneksime puhtalt CO2 emissiooni selleks mõõdikuks, siis me võiks põlevkivi kaevandada võib-olla kordades rohkem, kui me toodaks sellest ainult õli.
et õlitootmise emissioon teatavasti on kordades väiksem kui põlevkivi otsepõletamise puhul või see efektiivsus on suurem, eks ole. Et noh, ma arvan, kõiki neid asju tuleb selgitada, et lihtsalt nagu saavutada selline juhuslik eesmärk ei saa olla eesmärk omaette poliitikas, ja kõige selle kokkuvõttes, kui me räägime sellest, et mida on mõistlik teha ja mida ei ole mõistlik teha ja mis võiks olla ühiskondlik kokkulepe, siis ma arvan, selliste suuremahuliste tegevuste juures ühiskondlik kokkulepe võiks olla see, et me valime tegevuse, mille tulemusel kõige suurem majanduslik ja ühiskondlik lisandväärtus jääb meie enda riiki. Võimalikult väikeste kahjudega. Võimalikult väikeste kahjudega, loomulikult sealjuures ka, aga ka see diskussioon metsakasutuses, eks ole, et kui me veame palki ümaralt välja, siis me anname selle lisandväärtuse neile, kes sellest palgist aknaid valmistavad, eks ole. Kui me ei taha kasutada puitu siis põlevkiviga koostootmisele, viime selle sama puidu sinna sarnasesse ahju Taani, siis me anname selle lisandväärtuse sinna sellele Taani riigi majandusse ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et ma arvan, nii kaua, kui meil ei ole endal Eestis massiivset ja mastaapset tuulikutööstust, siis kindlasti me ei saa teha sellist nagu hops kannapööret, et nii, nüüd võtame Taani Vestase tuulikud, paneme neid siin iga nurga taha püsti, mis on juba iseenesest eos välistatud, sest meil on see not in my backyard nii nagu siis arenenud, eks ole, aga jah, ma arvan, põlevkivitööstusele selles mõttes majandusliku lisandväärtuse kontekstis ei ole alternatiivi täna veel energeetikas, sest siin selle tulemusena kõige suurem lisandväärtus jääb meie majandusse. No praegu kuulates teid, mulle, et me tegeleme siin mingi pseudotegevusega, et räägime mingist Põxitist, mis on tegelikult mingi ühe väikse marginaalse poliitjõu teema, eks ole. Ja tegelikult tuleks põhikoolid kokku koguda, see on õige. Ja sellest oleks hulga rohkem kasu kui siin põlevkivi rahvale aga kui ma vaatan näiteks Riigikogu keskkonnakomisjoni salvestusi, siis ma vaatan, et ega nii üksmeelset tegelikult ei ole, kas või juunikuus toimunud avalik istung, kus ikkagi keskkonnakomisjoni esimees andis selge signaali, et me peame võtma eesmärgiks 2030 Põxit. Avalikud istungid ongi õudsed ja valed oma olemuselt. Pikas plaanis meil ju mingit alternatiivi ei ole, sellest põlevkivist tuleb loobuda, aga see ei ole nagu aasta või 10 küsimus, see on nagu pikemaajalisem küsimus. Keskkonnakomisjoni esimees tahtis ikka panna, et peame paika panema konkreetse tähtaja, millal toimub Põxit. Oli nii vist? Ei, ta ütles seda isegi minu arust veel konkreetsemalt, ta ütles, et ma tulen sügisel, me tuleme tagasi, me paneme selle kuupäeva paika. Kusjuures seda kuupäeva ei ole soovinud Põxiti algatajad. Põxiti algatajad on soovinud kindlat perspektiivi, millal toimub see face-out, et millal saavutatakse siis see eesmärk, et meil põlevkivi elektri osakaal on oluliselt väiksem ja seal on tegelikult väga palju räägitud kogu selle Põxiti juures põlevkivi elektri tootmisest ja otsepõletamisest, et seal nii palju ei räägitagi sellest õli tootmisest. Aga see loomulikult, see 2030 jälle suvaline number. On see siis Riigikogus teemaks või ei ole? Püüame sellest selgust saada. Septembris näete ju, kõik tulevad lubadused lagedale kevade suhtes, siis näete, mis seal on. Kannatage natuke. Okei. Ma tahtsin ka korra ütelda paar asja, et jurist minus hakkas kõnelema, kui siin ühte kohtuotsust nimetati häbiplekiks, et kohus mõistab õigust vastavalt seadustele ja seadused on siis tegelikult ju ikkagi poliitikute asi, et ka siin puhul tegi kohus täpselt seda sama, et see, kui miskit on valesti, siis see on suuresti ikkagi nagu seaduste küsimus. Ja see, milline see seadusloome on, et selle osas ongi praegu ju õige aeg ka nagu kaasa lüüa just see, et kõik erakonnad tulevad välja oma programmiliste muutustega, mida siis soovitakse järgmise 4 aasta jooksul nagu saavutada, ja selle puhul on oluline see, et tõesti igas erakonnas on neid, kes on rohkem ühel seisukohal, neid, kes on rohkem teisel seisukohal, ja ütleme ausalt, et see kvoorum siin ju eeldab natukene ka teatud inimesi, teatud tekst, et ma usun, et kui oleks siin saali täis siis keskkonnakaitsjaid, siis võib-olla oleks jutt ka natukene teistsugune. Siis pole mõtet, nad on nagu nii ühel meil, praegu võimalus seda saali ümber pöörata. Mina olen nendel aruteludel ka käinud, mul ikka agenda ühesugune. Eluväärtus on ja elulikkus on tähtis. Et mitmekesisus nii eluslooduses kui ka elus laiemalt on oluline. Jah, see on nagu väga õige. Ja minu meelest meil isegi ei ole Eestis minu meelest ei ole isegi seadust, mis lubaks territoriaalvett ehitada.
et meil on küll seadused, mis ütlevad, et ühenduses maaga tohib mingeid asju teha, aga otse kusagile keset merd, seda ei ole meil seadusandluses korralikult käsitletud. Võib-olla see tahaks natukene ülevaatamist ja revideerimist. Ja kui me räägime ka puhtalt sellest CO-st, paneme selle eesmärgiks, siis jah, põlevkivi põletamisel küll eraldab CO-d, aga põlevkivi tuhk pärast kivistumisel jälle seob CO-d, seda mingil põhjusel ei taheta valemitesse kaasata. Ja 2 ka sinna alla ilusti. Aga Liisa Viir, küsin edasi, et kas sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi põlevkivi teema eraldi tuleb kuidagi sisse ja kas siin on ka Põxiti varjundeid tulemas? Vot see ei ole veel valmis, nii et selles No ei ole muidugi valmis, aga praeguses staadiumis, millised mõtted on meil olnud? No energeetika teema kindlasti tuleb ja ma usun, et igas vastutustundlikus erakonnas peaks energeetika teema olema kajastatud. Et tõsi on ka see, et minu erakond on üks nendest, kes võib-olla on natukene rohkem selle keskkonna suunitlusega. Aga jällegi, et võib-olla mina natukene oma siis põlevkivi tausta poolest näen põlevkivi erinevate külgede alt ja ka nende külgede alt, millest võib-olla nii palju ei taheta rääkida. Näiteks seesama, et kui me seda Põxit on niisugune juba käibetermin, aga samas, et siin piirkonnas on tuhanded inimesed, kes sellega on seotud igapäevaselt ja kuidas nende see tunnetus on, et kui nad kuulevad sellest, et kogu aeg räägitakse, et hakatakse lõpetama, hakatakse kinni panema, samas ei ole ju midagi asemele otseselt pakutud. Et kas siis on see, et kas kui ühe korra, kui ma käisin, siis oli see vist Viru kaevanduses oli all, siis üks kena vene noormees oli mind saatmas ja ma küsisin, et miks sa kooli läksid õppima just kaevuriks. Mu vanaisa oli kaevur ja mu isa oli kaevur ja ma õppisin ka kaevuriks. Nüüd on see küsimus, et aga kui me anname kogu aeg sellist pidevat negatiivset tagasisidet, et kohe see nagu saab otsa, kuigi selle ju taga ei ole ühtegi reaalset otsust, siis need inimesed kas minnakse õppima, et üks hetk võib see olla juba ise esile kutsutud või ise täituv ennustus. See ongi hiiliv Põxit. Anda noortele sõnum, ärge tegelege põlevkivi tööstusega, sellel pole tulevikku ja ongi. Aga siis ta jälle keeldab, et oleks mingisugune otsus ennem tehtud, et jah, et see on see väljumisstrateegia ja mis võtab siis siia piirkonda, mis asemele tuleb, et kui Kreenholm siis pani enda siis tootmise kinni, siis tegelikult oli suur tühimik, et kui väga enamus mehed töötasid just nimelt põlevkivisektoris ja naised töötasid siis selles Kreenholmis või kaasuvates, siis ühel hetkel nendel ei olnud tööd. Nüüd me räägime sellest teise sektori kinnipanekust, aga mis asemele tuleb, et kas see eeldab samaaegselt siis seda, et inimesed hakatakse ümber koolitama või koolitatakse juba ette mingisugusele muule valdkonnale ja see päris nii ei käi, nagu siin Olav ütles, et igast kaevurist teeme siis tuulikuparandajat, et tegelikult elu nii lihtne ei ole. Olav ei öelnud seda. Olavi tsiteeris suusalt. Ja ma tsiteerisin ühte mitte siin viibivat erakonna esindajat. Ja Kaul Nurmel on käsi juba selle vigaviku püsti. Et kui lubate, ma alustaks sealt, et ükskord me väljume põlevkivi energeetikast niikuinii. Et me ei tea ainult, kuna see juhtub ja mis põhjustel see juhtub. Aga kui enne juhti, siis vähemalt siis, kui põlevkivi otsa saab siit meie maamuna pealt. Et siis me ikka väljume. Ja ma arvan, et see väljumine tegelikult toimub väliste tegurite mõjul, turutingimuste mõjul ja võib-olla keskkonnaregulatsioonide mõjul. Ja kui vaba turg avaneb täielikult energiatootmissektoris, siis see võib omakorda avaldada väga suurt mõju. Kõik arvavad, et elektri hind toimub või kujuneb kuidagi täna vabal turul, aga ma julgeks tuua siia välja ühe numbri. Maailmapanga analüüsi andmetel maailmas subsideeritakse mustasid energiaallikaid 5,2 miljardi USA dollariga aastas. Ehk see tähendab seda, ja kui me vaatame Eesti oma siin põlevkivitööstust, ega see on ka riiklikult ju kas otseselt või kaudsete subsiidiumitega siiski toetust saanud. Need on Maailmapanga andmed, mis näitavad seda, et tegelikult elektriturg on ise moonutatud juba subsiidiumitega. Nüüd, kui me räägime seda, et kas meil on alternatiivi ja öeldakse, et meil on igal pool vastuseis, siis sellel vastuseisul on oma kindel põhjus. Põhjus on selles, et kohalikud kogukonnad, kes peavad taluma
ütleme, ebamugavusi, ei saa osa sellest kasumist või lisandväärtusest, mida see ettevõte seal loob, on ta siis energeetikasektoris või nimetatud kanala. Ja ma toon ühe näite Saksamaalt. Saksamaa alustas oma energiatuulikutega programmiga täpselt niimoodi, et tulid välisinvestorid ja hakkasid neid püsti panema ja ilmusid kõik hädad. Valgusreostus, mürareostus, lindudele paha, inimestele tervisele paha, kõik oli paha. Ja ühel päeval sakslased ütlesid, et aga kuulge, see on meie sakslaste tuul. Miks me laseme oma looduslikku ressurssi ära kasutada, selle pealt kasumit teenida suurkorporatsioonidel? Ja mida sakslased tegid? Sakslased hakkasid moodustama energiaühistuid. Praegu nendest kümnetest tuhandetest elektrituulikutest, mis on Saksamaal, on 80% energiaühistute omad. Energiaühistu liikmed on kohalikud inimesed. Ja kui nad seda mudelit rakendama hakkasid, kadusid ära kõik probleemid. Ei ole enam mürareostuse probleemi, ei ole valgusreostuse, linnud saavad ka hakkama, inimeste tervis on enam-vähem korras. Ja kui me räägime nüüd sellest Hiiumaa näitest, no mida hiidlastele pakuti? 1 miljon eurot aastas. Köki-mökki. See on köki-mökki. Ma võin teile öelda, et Saksa talumehele makstakse 0,3 ruutmeetrise maa eest Saksamaal, selleks, et tuulik püsti panna. Sõltuvalt asukohast 60 kuni 90 000 eurot aastas. Kes maksab? See tuulik omanik, kes sinna püsti selle paneb, on ta siis ühistu või siis erainvestor. Nii et tegelikult ma tahan öelda seda, et Eesti oskus peaks olema selles, et me loome mudeli, kus igasse investeeringusse on sisse integreeritud kohalike kogukondade kasu. Ilma selleta on meil kõikidele asjadele vastu. Ollakse tõepoolest vastu uutele jaamadele, ollakse tuulikutele vastu, paberitööstusele vastu, kanalatele vastu ja nii edasi. Kuldsed sõnad, aga head poliitikud, eelmises diskussiooniringis tuli just ju seesama teema lauale ju sellises kontekstis, et minu meelest oli see Ando Leppimann, kes ütles, et mõistlik oleks ju see, kui arendaja lepib kohaliku kogukonnaga kokku, kuidas asju teha ja siis kaovad ka vastasseisud. Mina püüdsin saata talle, tol hetkel kahjuks meil küsimused ei liikunud, püüdsin talle saata küsimuse, mis tegelikult väga hästi sobib adresseerituna teile, et meil täna õigusruumis ei ole sellist võimalust, et näiteks Eesti Energia taoline ettevõtte arendajana peab läbirääkimise kohaliku omavalitsusega, lepib milleski kokku, seda võimalust ei ole täna. Kas te tunnete, et te saate äkki midagi teha siin? Aga on näiteid näiteks Lääne-Virumaalt. Kunda Nordic, kes on ka üks põlevkivi kaevandaja, küll ei ole kõige suurem, ütleme, maailmas, leppis kohaliku omavalitsusega, Sõmeru vallaga kokku, mis on nii-öelda see ettevõtte panus siis Sõmeru valla, toonase tänase Rakvere valla arengusse ja minu meelest kummagilt poolt pole kedagi kinni pandud. Kunda Nordicul natuke teine situatsioon, ma usun, et Kalle Palling võib sellega nõustuda, kui kunagi Eesti Energia nõukogu liige. Aga et täna ju ma arvan, et seaduse taha see asi ei jää ja kõik jääksid ikka vabadusse, et kui sa võtad, et täna puuritakse kaevusid ja nii edasi, et no on võimalik kindlasti. No laiem küsimus, kuidas osta kohalik ära, et nad poleks vastu, milline on see riiklik mudel? No, aga kui palju, tõesti vabandan, ei ole nagu 100% siinsete kohalike oludega igapäevaselt kursis, aga võib-olla... Vallavanemale ei tohi meelehead anda, see on ise... Las ma räägin, võib-olla keegi näiteks Põhjarannikust, sa ise oskad öelda, eks ole, et mis see nagu arvamus on, aga mulle tundub, et ka nende Põxiti algatajate seas see kohalike inimeste arv ei domineeri, kindlasti mitte, eks ole. Ja kui me nüüd jõuame selle rahastamise juurde ja selle debati juurde, et kas põlevkivist saadud siis tulu, see omanikutulu, ma ei tea, kas siis saaste- või keskkonnatasu näol, et kas see suunata tagasi siia piirkonda või see jagada laiali siis terve Eesti peale, siis ma ütleks, et see ühiskondlik kokkulepe, kus seda raha jagati ühtlaselt laiali terve Eesti peale, ei ole töötanud, sest et need inimesed, ärge saarlased pahandage, Saaremaal ei ole aru saanud, eks ole, või Pärnus või seal Tallinna külje all, miks siin Ida-Virus seda põlevkivi siis kaevandatakse, eks ole. Ja tõesti,
ma arvan, see algatus, see, mis on toimumas viimastel aastatel Narva ümber ja kogu see kultuuriprogramm ja see nii-öelda arendustegevus, eks ole, et ma arvan, see ongi mõistlik ja tulevikus see on järgmiste valimiste teema kindlasti, et see raha peaks tulema siia tagasi. Millisel kujul on eraldi küsimus, sest ma ei tea, kas ühel omavalitsusel rajada spaad, kõik asjad nii-öelda nagu omavalitsuse nii-öelda eestvedamisena on see nagu kõige parem mõte, aga päeva lõpuks, kes oleme meie, et seda öelda, mis on siis nende inimeste jaoks nagu hea. Et igal juhul varem või hiljem, nii nagu siin ka täna on öeldud, see põlevkivist väljumine toimub, et uued põlvkonnad vajavad teist laadi siis rakendust ja töökohti. Me ei tea, milliseid veel, eks, et võib-olla selline Ida-Viru tulevikufond luua sellest rahast, mis siis siit nii-öelda saaste- ja keskkonnatasudena välja võetakse, et lõpetada ära see jäätmejaama ehitamine sinna nagu Pärnu külje alla selle põlevkivi kaevandamise tulu eest. Et ma arvan, see on see mudel, mis on ennast tõestanud, et see ei tööta. Et igal juhul tuleks see raha siia tagasi suunata, aga praegu kui ennem räägiti siin sellest nii-öelda transformatsioonist või sellest muutusest, eks ole, et ma arvan, tänu sellele, et meil on sellised tootmisvarad ja tootmisvõimekused siin Narvas, siis Eesti ja Balti elektrijaamas, on olnud võimalik arendada juba aastaid tagasi pika perspektiiviga neid Ida-Viru tööstusalasid ja tänane elektrituruseaduse muudatus, mis nüüd alles hiljuti vastu võeti, kus otseliiniga on võimalik siis müüa elektrit ilma võrgutasudeta kuni 6 kilomeetri raadiuses, see annab tegelikult just selle võimaluse, et siia võiks tekkida uut tüüpi tarku, ma ei tea, moodsa tehnoloogia siis töökohti, mida siia muidu tekkida ei saaks, kui meil ei oleks siin seda lokaalset elektritootmist, kus kohast üldse see otseliin tõmmata, nii et selles mõttes ma arvan jällegi müts maha põlevkivi siis ettevõtete ees, nii Eesti Energia kui VKG kui teised, et tõesti, nad on igal sammul proovinud siis olla innovatiivsed ja vähendada seda nii-öelda keskkonna jalajälge ja ma arvan, et siin, kui riik saaks veel midagi teha, siis see võib-olla ei puudutagi otseselt seda nii-öelda energiatootmist nii väga, kuivõrd seda jäätmemajandust. Et tihti me kuuleme näiteid, kus öeldakse, et põlevkivisektorist tuleb meeletus koguses jäätmeid. Ma ei tea, ma keskkonnakomisjoni aseesimehena pean hakkama tegelema kohe uue siis istungjärgu alguses selle probleemiga, et meil on segaolmejäätmete kogumises ka väga halvasti, et meil ei ole seal statistikas, me ei ole üldse mitte head. Me ei saa oma sihtarvusid täis, miks me sellest ei räägi? Miks see põlevkivisektor siin see kõige suurem kannataja on? Ja tegelikult, kui me vaatame seda videot, mida sissejuhatuses näidati, siis seesama tuhk ja lubekivi killustik, mis põlevkivi kaevandamisel ja elektritootmisel tekib, kui ta sobib, on välja öeldud teadlaste poolt, teiste inimeste poolt, sektori enda inimeste poolt, et see sobib ehitusmaterjaliks, miks me seda siis ei kasuta? Miks me ehitame teid endiselt sonkides üles pool Eestimaast ja tugineme seni sellele varustuskindluse poliitikale, mis puudutab just ehitusmaterjale, et me peame võtma, ma ei tea, 30 või 40 kilomeetri raadiusest, kui me ehitame Tartu maanteed. Ma arvan, et see on palju suurem keskkonnakoormus kui see, et tuua selle autoga kaugelt. Ma tahaks öelda, et väga õige jutt, et me Keskerakonnaga oleme seda rääkinud 15 aastat ja et nüüd kohale jõudis. No kaks kõige populaarsemat erakonda on üksmeelel, miks te ära ei tee? Tuleb seda keskkonnaraha rohkem siia Ida-Virumaale tagasi tuua Aprillis ja mõelda kõik muutub järgmisi lahendusi. Aga kui me nagu seda energeetilist julgeolekut mõtleme, siis kindlasti ei ole hea mõte kogu tootmise koondamine ühte piirkonda, et kui me otsime neid uusi alternatiive, siis ma arvan, et see tulevik on kindlasti suuremas hulgas tootjates, mikrotootjates ja me peaksime arutama ka rohkem neid võimalusi, kuidas seda edasi arendada. Ja me kindlasti ei saa sõltuda ainult tuulest ja päikesest, kuigi need salvestustehnoloogiad on läinud paremaks, siis nad ei ole kaugeltki veel nii head, et me suudaksime koguda piisavaid varusid talvekuudeks ja meil peab kindlasti olema mingisugune energia tootmine ka mingist stabiilsest allikast, mis on meil alati olemas. Jah, Kaul. Jah, ma tahaks siia debatti veel lisada selle, et Sutteri ettekandest tuli ju väga ilusti välja, et energianõudlus suureneb. Nüüd peaksime siis küsima, et kuidas me seda rahuldame, kas me paneme
põlevkivile gaasi juurde, kaevandame veel rohkem või hakkame alternatiive tootma. Ja minu selge eelistus on küll see, et Eesti riiklik energiapoliitika peaks olema suunatud sellise hajutatud energiatootmismudeli arendamise suunas. Et las põlevkivi töötab ja väga hea oleks, kui ta saaks turutingimustel töötada, oma rada edasi. Ma arvan, et poliitikud ei peaks sinna väga oma näppe sisse tokkima, ei teda pidurdama ega teda ekstra arendama. Aga seda alternatiivi peaks suurendama ja siin on kaks olulist momenti. Nagu ma ütlesin, kui me räägime hajutatud energiatootmismudelist, taastuvenergia ressurss on maapiirkondades, meil on täna häda, et maapiirkonnad tühjenevad, inimestel ei ole motiivi seal elada. Niipea, kui anda neile see õng, et nad saavad taastuvenergiast omale elatist toota, on neil jälle motiiv maal elada. Ma võin tuua jälle Saksamaaga paralleeli. Saksamaal on üle 1 miljoni energiatootja ettevõtte. Üksikisikud või ettevõtted. Iga 80 sakslane on energiatootja. Täna me saime teada, et meil on siin peale 1000 neid, eks ole, et meil on siis iga 1000 või iga 900. Meil on 10-kordne vahe Saksamaaga. Ehk ikkagi, ja nüüd tuleme võib-olla selle julgeoleku juurde. Jah, selles mõttes on Eesti Energia täidab väga olulist rolli, et ta annab meile suure energiakoguse kätte. Aga ta on ka kõige haavatavam kriiside olukorras, et piisab ühest pommist või mingist muud asjast, kui me oleme nii-öelda elektrist ilma. Et selles mõttes selline hajutatud energiatootmismudel kogu Eesti ühiskonnale töötab rohkem kaasa ja kui ütleme, me kontsentreerime kõik siia ja selle tõttu võib-olla mind ka häritas see, kui Eesti Energia oma nii-öelda turujõu positsiooni veelgi suurendas selle 4 energia ostuga. Minule meeldiks see, kui ka elektriturul oleks vaba konkurents, et meil ei oleks nii, et meil on üks suur element toas ja ümber seal hiirekesed vaatavad, kuidas seal ellu jääda. Et ma arvan, et see õige aus konkurents peaks olema selline, mis annab elujõudu kõigile. Jah, Marko. Korraga niimoodi ei saa olla, et Eesti Energia peaks muutuma ja arenema taastuvenergia ettevõtteks, aga ta seda teha ei tohiks samal ajal, sellepärast et siis ta on liiga suur. Et hea Kaul, kui sa Tallinnast siiapoole tulid, tiivikud pöörlevad, on ju. Ega need pole siis tekkinud mingisugusest aastast või soojast vihmast, et siin on olnud ju samamoodi poliitikute roll või kui sa võtad poliitikate roll, võime siis ka öelda, et viisakam oleks. Või kui sa võtad koostootmisjaamad, mis on tekkinud maakonna keskuste suurustesse linnadesse, et see on ikka tänu sellele, et sinna on panustatud, on õigusruum loodud, et ei ole niimoodi, et täna hakkame minema kuhugi uue maailma poole, et me ikka olemegi seal juba. No natukene olema, aga minu arvates mitte piisavalt. Kust see piisav siis tuleb, et kas me viime siis, ma ei tea, Paide linna või Paide on halb näide, sest seal on juba koostootmisjaama. Türile näiteks viime elanike juurde, et seal oleks rohkem tarbijaid, kes saaksid tarbida siis nii suures hulgas kaugkütet, et sinna oleks mõistlik rajada koostootmisjaam. Ma arvan, need asjad on tehtud, et kõik, nagu Marko ütles, nendesse kohtadesse, kus on piisav sooja tarbimine, kus kannatab majanduslikult koostootmisjaama teha, need on tehtud, eks ole. Sel aastal alles siin oli näide minu siis nüüdsest praegusest või endisest koduvallast, Türi vallast, eks ju, tubli ettevõtja Riigikogu liige Jaanus Marrandi koostöös siis Eesti Energiaga rajas enda farmi katusele siis päikesepargi. Neid tuleb nagu järjest ja järjest juurde. Lihtsalt kui poliitikud suutsid elektrituru seadust menetleda 7 aastat, siis ei ole ühelgi investoril, kaasa arvatud sellel põllumehel, seda kindlust, et kui ta nüüd oma päikesepaneeli püsti paneb ja loodab selle peale toetust saada või oma tuuliku püsti paneb, et kas ta seda ka saab, siis ma arvan, tänu sellele, et see ühiskondlik kokkulepe selle elektrituruseaduse näol nüüd lõpuks saabus, siis hakkavad need investeeringud taastuvenergiasse ka suurenema ja seda siin samas jällegi palju nimetatud Ando Sutteri ettekandest ju nägi igal sammul, igasse valdkonda, kus vähegi on võimalik minna lokaalse hajutatud tootmisega, seda Eesti Energiaga teeb, nii et ma arvan jällegi, pigem poliitikud nüüd võiks nagu eemal hoida ja mitte segada, et need inimesed teavad väga hästi, mis nad teevad. Nii, ma küsin vahepeal ühe saalistunud küsimuse ka, et kuni põlevkivi energeetika on avatud turul konkurentsivõimeline,
seni ta kestab. Kas te peate vajalikuks sundida maksude või karmimate keskkonnanõuetega kiirendada väljumise protsessi, ehk siis teema, et suurendame makse, küll ta siis ära sureb. Ja saame, korraks hakkab hea, saame rohkem Siis tulu. peaks kõigepealt olema eesmärk see välja suretada, siis on maksudega muidugi alati võimalik kõike välja suretada, aga ma arvan, et see ei peaks olema eesmärk. Sest kui me meenutame, et millised maksutõusud olid plaanis aastat 3 vist tagasi, siis need olid ikka päris suured, mõttes selle, mis selle paindliku meetodiga tuli. Ma ikka ütleks seda, et energiat me tarbime igaüks ja praegu Eesti Energia on Eesti varustusgarant, see on tänase päeva fakt. Ja küsimus on ainult nendes vahekordades, proportsioonides, mida aga kas seda maksustamise põhimõtteid ja tariife tuleks praegu muuta? See on... Mina arvan, et ei. Ja põhjus on kahetiselt lihtne, on ju. Et kui sa lood mingisuguse uue olukorra, mis sunnib pingutama, siis peab olema see võimalik, on ju. Ja et need investeeringud ei ole sellised, et nagu mina kodus teen, et täna ma vahetasin 3 aiamoodulit ära, ise saadisin lipid, ise värvisin ära ka. Et see tähendab projekteerimist, see tähendab tegelikult kohustuste suurust, see tähendab ju seda, et see riistapuu ei pruugi sul üldse käima minna, nagu Kaelu on näidanud, et lehma muidugi võib viia tapamajja, aga siis saad ühe korra vorstirahaga piima enam ei tule. Tegelikult see on natukene ikkagi laiem küsimus, et see, miks eelmine see ressursitasude muutus või miks see ei tulnud, ei realiseerunud nii kiires tempos, oli tegelikult see, et kohus ütles, et see oli ebamõistlik, et selle tõttu see keerati tagasi, et ma usun, et seal on nagu mingid asjad on paigas, et liiga kiirelt ei saa tõsta, et just seda sama investeerimiskindlust nagu säilitada ja see on hästi oluline. Aga kui võtta siia juurde ka saastetasud, keskkonnatasud, siis ma usun, et seal on seda kohta, et see ei ole mitte nii väga ammu, kus ju võeti ära sellest piirkonnast seda otse sinna minevat ressurssi, ma arvan, et see peaks tagasi tulema, et kui on nagu saastamine tekib siin, siis tegelikult peaks ka siia sellele millist tasude silmas peate, mida ära võeti? Ettevõttel pole vahet, tema peab selle ära maksma niikuinii. Ettevõte peab keskkonna ja saastetasud. Temal on see kulu ikka ju. Temal on see kulu, aga samas kogukonnale nende mõttes see aitab jälle seda keskkonda säilitada ja võtab ka maha seda negatiivset fooni. See, mis tekitab seda suhtumist, et me ei taha ühtegi tööstust siia sellepärast, et meie saame ainult selle siis negatiivse keskkonna mõju, aga me ei saa sealt midagi seda positiivset vastu. Et selle jaoks see maksude süsteem üldse laiemalt, maksepoliitika on oluline, millega saab muuta suhtumist ja millega saab ka tegelikult nii soodustada kui ka välja suretada. Aga välja suretamisest ei ole mõtet rääkida nii kaua, kuni meil ei ole mitte midagi asemele pakkuda tegelikult, et me ei ole teinud seda otsust, et mis siis tuleb asemele, et me võime rääkida sellest taastuvenergeetikast ja ma arvan, et see on oluline, see päriselt ka on oluline, selle osakaalu suurendamine, aga jällegi, et kuidas me seda teeme, mille arvelt me seda teeme ja millises tempos me seda teeme. Ja seal on vajalik saada see ühiskondlik konsensus, sest praeguse teadmise järgi ta tõstab neid, võib tõsta kulusid. Kas me oleme selleks valmis? Kalle Palling tahab muuta makse või külmutada neid? Ei, ma ei taha, ma tahtsin öelda seda, et ega selle otsuse seda ei olegi ju teinud tingimata poliitikud või ettevõtted ise tulenevalt nendest siis motivaatoritest, ehk siis sellest samast maksupoliitikast, aga see maksupoliitika ei ole ka ju kuskilt nagu laest võetud, et see on ikkagi olnud Euroopa Liidu kliimapoliitika, millest meie oma energiapoliitikat oleme või milles me oleme oma energiapoliitikas lähtunud ja ma arvan, päeva lõpuks, ma arvan, et kui päriselt panna nagu erinevad Euroopa Liidu riigid nagu ühele joonele ja vaadata nagu, et kui edukad siis need riigid on olnud, siis Eesti kindlasti on seal nagu esimeste seas, kui mitte esimene väga paljudes valdkonnas. Just seesama transformatsiooni kiirus, taastuvenergia osakaal, see nii-öelda hajutatus, ma ei tea, varustuskindlus tulenevalt meie siis ühendustest ja võrgu kvaliteedist, et võtame hea Saksamaa näide, siin on härra ilusasti tõi selle Saksamaa näite, Saksamaalt 2 näidet. Ühiskonnas pärast seda sama, kui see põllumees hakkas saama seal oma 90 000 aastas, eks ole, ilmusid tänavatele reklaamid, kus on tuuliku all pargib Ferrari, eks ole. Et kas need siis subsiidiumi suurused, kui me nendest räägime, olid toona mõistlikud? Tõenäoliselt mitte, eks ole, et ilmselt oli ikkagi väga selge ülepakkumine, täiesti kindel viis rikastuda oli panna oma nagu tagaaeda püsti tuulik ja sa saidki ilusasti nagu väga korraliku sissetuleku. Ma ei tea, on see hea, halb? Kas me sellist Saksamaad tahtsime? Aga ühiskond maksis selle kinni. Ja teine plaan, seesama, mida ennem tooti näiteks, et 2011
kui toimus siis Fukushima tuumakatastroof, eks ole, siis Eesti loobus oma rajatava, ma ei tea, plaanitava tuumajaama plaanist, aga tol hetkel nii-öelda Angela Merkel Saksamaal tegi väga kiire otsuse, ütles nii, me sulgeme kõik tuumajaamad, eks, ja teatud aastaks. Ja mis on nende probleem? Nende probleem ongi see, et neil põhjast lõunasse elektriülekandevõimsused puuduvad, eks, et kui nad tahaksid isegi toota, siis ma ei tea, taastuvenergiat näiteks päikesest, tuulest, siis neil ei ole võimalik seda transportida sinna lõunasse sellistes kogustes, nagu seal on selle nii-öelda tarbimisvajaduseks. Et meie selles olukorras jälle ei ole me väga vastutustundlikult käitunud, meil on olgugi, et see on majanduslikult täiesti ebamõistlik, aga meil on väga hea siis varustatus kõikides Eesti piirkondadesse läbi siis Elektrilevi ja samamoodi kõikide naabritega on meie siis ühendused võimsad, et isegi kui see pomm sinna visatakse siia samasse Narva elektrijaama, siis ikkagi tänu oma ühendustele me saame ilusasti hakkama ja ilma probleemideta, et selles mõttes ma küll nüüd nii mustades toonides seda kõike ei näe, et see siin ühes kohas on. Jah, teie Vabaerakonnast ütlesite, et panete siia pommi ja siis on kõik läbi. Hea küll, ma tuleks ikkagi selle poole Mina ei jäänud. pane küll pommi, et kindlasti ei ole mina pommipaneja, aga ma tahan öelda seda, Mitte teie, vabandust, te olete piisavalt vana, et te ütlesite seda ja selles mõttes mina ei nimetanud teid panijaks, vaid ütlesin seda, et see nii-öelda kontsentreerunud energiatootmisvõimekus, et see ei ole tingimata oht omaette, et meil on olemas ka väga head ühendused teiste riikidega. Aga ma tuleks ikkagi tagasi selle poole keskkonnatasude Ida-Virumaa suunamise juurde, et ajakirjanik mul on aastat 10 erinevat poliitikutega rääkinud ja küsinud, seda kõik ütlevad, et muidugi see on õige, seda peakski tegema, see on loogiline, aga kus see känd siis on, et lõpuks seda tehtud ei saa? Kas siin on nüüd küsimus selles, nokk kinni, saba lahti, et annaks küll raha siia, kui teaks, kuidas seda kasutataks ja et siit ei tule häid projekte või ei tule häid ettepanekuid ja nii see asi keerlebki või milleski muus. Kui kõik on justkui nagu nõus, et see on õige. Mina arvan, et see ei peaks nii olema. Et nagu siin ette kujutatakse seda asja üksmeelselt, et kõigepealt teeme asjale vahe sisse, et üks asi on ressursitasud, eks ole, ja ma arvan, et me olemegi täna juba enam-vähem siin optimumi saavutanud, et lõpuks kohalike omavalitsuste, vaatamata, et nad suuremaks läinud on, tulubaasi ebaühtlus tekib ja mõtlemise koht. Teine asi on saastetasud. Et tõepoolest ei saa teha ka sellist, kõige lihtsam oleks ju nii, et saastetasu ei korjagi, piirkond raha ka ei saa, on ju raha nii-öelda piirkonnas, aga et saastetasu tuleb ikkagi riigil kokku korjata tsentraalselt ja finantseerida tuleks siis tõepoolest juba selliseid suuremamahulisi asju, on nad siis keskkonnavaldkonnas, eks ole, või üldist infrastruktuuri parandavalt. Mul on selline idee ka veel, mis mul ei ole partei juhtkonnaga kooskõlastatud, et Tartu linn ja Lõuna-Eesti tuleks maksustada ja miks pärast ja raha suunata Ida-Virumaale. Et kui on öeldud, et meil on Tartu Ülikool, meil pole siin midagi muud vaja, on ju siis sellise eksklusiivse rahvusülikooli pidamise eest tasu siia, kus tegelikult lisaväärtust toodetakse. See läheb kirja. Mul on hea meel, et meil on siin saabumas konsensus, et need ressursitasud ja keskkonnatasud, mida Ida-Virumaalt kogutakse, tuleb siia tagasi tuua. See on äärmiselt positiivne ja küll me mõtleme üheskoos välja ka need meetmed, kuidas seda kõige optimaalsemalt teha. Eks midagi tõenäoliselt läbi kohaliku omavalitsuse, mida on nüüd parandatud, aga midagi tuleb ka kuidagi teisi kanaleid pidi teha erinevate investeeringutena, mis siis võimaldaks alustuseks teostada ka seda inimeste ümberõpet, et see sõltuvus sellest põlevkivist ei oleks nii suur siin töökohtade poole peal ja võimaldaks siia tuua ka mingisuguseid teisi tootmisi, mis pakuks alternatiivi töötamisele põlevkivitööstuses. Aga ma saan aru, et see raha ei tule siia sellepärast, et koha peal ei ole selget plaani, mida see rahaga peale hakata. Ei, see kindlasti ei ole see põhjus. Ma arvan, see põhjus, miks seda raha ei ole tulnud, oli minevikus tehtud poliitiline otsus seda siia lihtsalt mitte saata. Kes selle tegid, täpsustame? Eks siin on kolleegid mõlemal käel, kes seda ühiselt on teinud. Savisaari kuulan rahvas, tavaline olukord, nüüd juba poe. Mul on hea meel, et viimase 2 aastaga on õnnestunud need asjad selgeks rääkida ja me oleme saavutamas seda kokkulepet, et see raha ikkagi tuleb siia tuua, et meil ei korduks
siin Ida-Virumaal või Virumaal üldse näiteks see Chicago stsenaarium, kus on lihtsalt suur tühjus ja kuritegevus, et me püüame sellest piirkonnast ikkagi saada sellise väärtusliku ja majanduslikult aktiivse piirkonna. jah, Võib-olla lähme Keskerakonna poolt juhitavates linnades tuleb Chicago, ma saan aru. Keskerakonda huvitavad nii linnad kui ka maakohad, ega meil on üle-eestiliselt ikkagi visioon, kuidas elu edasi viia. Aga Liisa Oviir selgitab ära, mis siis tuleb teha, et see asi oleks see nii lihtne, et ma tahtsin vastata sellele, et see oli tsentraalselt koguti ja tsentraalselt jagati, et seal ei olnud seda sellist tegelikult seadusandlikku alust ei ole, et ta peaks just sinna piirkonda tagasi tulema. Ja ma usun, et tegelikult see on oluline, et just keskkonnatasud tuleks piirkonda tagasi, aga ma usun, et veelgi enam on oluline see, et mingi osa sellest tuleks kohaliku omavalitsusele, et ka nemad saavad selle otsuse, sest kui on põhiliselt need keskkonna või keskkonnahäiringute likvideerimine võib olla ka tsentraalselt sageli paremini korraldatav, siis kindlasti seda, et mis on rekreatsioon, kõik see kompetents on ikkagi kohalikul olemas, et mida tuleb selleks teha, et seda keskkonda, elamiskeskkonda parandada. Nii et see on jah see, kuidas nagu mina seda näen, et just nimelt, et selle kogemuse tõttu ka siin. Aga mulle see tundub, et see päris nii ei ole, et ei ole võimalik kokku leppida siis, et seadus takistab kokku leppida ühel arendajal kohaliku omavalitsusega, et ja minu teada isegi on mõned väga toredad kokkulepped olemas, mille tulemusel näiteks Aidu siis suurepärane veespordikeskus on rajatud. No ütleme nii, et see pilt on huvitavam ja kirjum tegelikult ja ütleme, eraomanduses olevatel ettevõtetel, kes ei ole riigi omanduses, on vähe parem ütleme see mängumaa, aga kui riik omanikuna ootab ikka dividendi ja ootab veel midagi, siis ei ole võimalik ettevõtte seda ise jagada. Just, oma kokkuleppe pealt, eks see on hoopis teine küsimus nüüd see, et kas ja see on see, kus mina olen olnud niimoodi rääkinud, et minu arvates Eesti Energia suurusel ettevõttel oleks võib-olla üldse mõistlik, kui oleks Eesti Energia seadus, et mis ütleb ära, mis see siis see ülesanne on, et kas siis tuua maksimaalselt dividende või pakkuda siis mingit üldist teenust, sest praegu on tõesti see, et ühe koha pealt öeldakse, et jah, et sa peaksid maksimaalse panuse andma sinna kogukonda, samas sa pead maksimaalse panuse andma riigieelarvesse, siis sa pead olema keskkonna säästlik ja siis sa pead, ühesõnaga, et sa pead olema vasakul ja paremal korraga. Ma saan aru, et sa disainid, Liisa, juba nüüd rahvuslik energiakompanii on tulemas. Juba järgmise perioodi niisuguseid huvitavaid sõnumeid, aga tegelikult... Aga ma küsin Paasaali, kes tulnud küsimus, muidu me nendega ei jõua jälle. Praegu on põlevkiviressurss väidetavalt 80% Eesti Energia käes, küllap nii ka on. Ja ligipääs teistele turuosalistele, sealhulgas ka välisinvestoritele, on suletud. Kas see peakski nii jääma või peaks ka põlevkivi turu avama? Et see 20 miljonit on meil ju nii ehk naa ees, mille raames me praegu majandame, eks ole. Ja ega siis siin on ju proovitud erinevaid lahendusi leida, kodumaiseid vähemasti, mis võimaldab kaevandamata limiidi arvelt juurde kaevandada ja nii edasi, et nii ajad me hetkel oleme. Et seda ei saa öelda, et seda kaasamõtlemise puudust oleks olnud vähemasti, ma julgen öelda, mõne aasta vältel, nagu siin on ka mainitud, ministeeriumis või ministeeriumites, aga et see on see, kus me oleme, aga ma ei arva, et me peaksime täna oma põlevkivi kaevandamise võimalusi veel kuidagi avardama lihtsalt, et tulge ja tehke ka oma uksi, et kui me räägime riiklikust julgeolekust, mida siin tahetakse väga rääkida, on ju, et hoiame selle siis ikkagi niimoodi enda kätes, mis ei tähenda seda, et erakapital ei ole, erakapital on täna ka, on ju. Seda on lihtsalt väga keeruline puht tehniliselt teha, et nii kaua, kuni me ütleme, et see 20 on see, mis meie keskkond välja kannatab, küsimus, et kas see täpselt nii on või mitte, on juba teine küsimus, tegelikult ju kaevandatakse vähem kui 20, aga ja vist 15 juures on olnud viimased üsna pikalt. Aga tegelikult, et kui me nüüd selle avaksime, siis on see, et mille arvelt, et me ei saa Pole midagi jagada. Et just nimelt, et siis see tähendab selle, et me seda muudame seda üldist kokku lepitud siis nagu mis siin öeldi küll, Kalle oli selle asja juures, ta teab täpselt, et kui ta ütleb, et see 20 oli niisugune laest võetud number, siis on küll kehvasti, aga see oli see, mis tol hetkel oli ja millega praegu on kuidagi nagu aktsepteeritud, et
see tähendab tegelikult selle numbri muutmist, sest muud viisi ei ole, sest me ei saa kellegilt ära võtta see, kus on teinud siis kas VKG või Eesti Energia omad plaanid, arvestades neid teatud mahte, mis on siis välja antud vastavalt nende lubadele, ja seda, et siis on, kas me võtame neilt ära või me üldist limiiti suurendame ja see on see valiku koht. Aitäh, Kolmund. Mina julgeks arvata, et konkurents on igal pool elus edasi viiv jõud, olgu ta siis majanduses, poliitikas või kuskil mujal. Ja kui me kujutame ette, et ma ei tea, nüüd me räägime, et nüüd see 20 on ees, et muidu laseks küll, aga 20 on ees, 20 miljonit tonni. Et kui me laseks ikkagi vabaks natukenegi, siis me tegelikult saaksime teada, kui palju on turg valmis ressursitasusid maksma. Et me oleme praegu kehtestanud ressursitasud teadmata, kas see on turuhind või ei ole. Et niipea, kui tuleb, on ta siis kohalik investor või rahvusvaheline investor, ma eelistaks loomulikult kohalikke, et siis me saaks teada, mis on tegelikult ressursitasu turuhind. Nii et sellel Te paneksite põlevkivivarud avalikule oksjonile? Ma ei oska öelda, põhimõtteliselt ma ei näe, et see oleks vale. Küsimus on võib-olla tehnilistes detailides, kuidas seda asja korraldada, mis mahtudes korraldada ja nii edasi. Aga see on täpselt selline lugu, et kui me muidu ütleme, et konkurents on edasi või jõud, siis teadussektorites me konkurentsi ei ava. Et siin on nagu see vastuolu. Nii. Ma võib-olla lihtsalt ühe lisandusena, et ma ei kujuta ette, mis probleemi me lahendaksime selle rahvusvahelisele turule avamisega, sest kui me seda äkki keegi maksab rohkem, Jaa, ma lõpetan, et kui me seda isegi teeks, siis ma arvan, et ikkagi oleks Eesti Energia ja VKG ise need pakkujad, sest et ega me nalja pärast ei ole Jordaanias ja paljudes teistes riikides oma tehnoloogiaga kohal, eks ole. Et õlihind on lihtsalt olnud nii palju madal, et õlitootmisi siis Jordaanias ega USA-s ei ole olnud võimalik nagu alustada, eks ole, või selle tootmisprotsessi kui sellisega. Aga ma arvan, see põlevkivist nagu väärtuse kättesaamise parim know-how on niikuinii eestlaste käes, et ma nagu ei näe. Aga siis me oleks saanud tõestuse, et eestlased on parimad. Kas see on suur väärtus, kui me saame teada turult, et eestlased olid parimad? Seda tuleks teha ikka laboris, mitte võlpjad. Lugege rahvusvahelist kirjandust, et selles mõttes jällegi Eesti on maailma suurim põlevkivi kasutaja ja parim know-how on siin, kokkuvõttes. Et selles mõttes ma arvan jällegi, et pigem on see väärtus, mida hoida, mitte ise tappa, et me oleme maailma parimad ja siis nagu justkui saeme seda sama jalga, eks. Mida erakonnad plaanivad selleks, et kogukonnad oleksid tööstuslike investeeringutega nõus? Milliseid samme oleks vaja teha ja mida muuta? Küsimus saalist. Esiteks, see on seesama, mis ma enne ütlesin, et kui me hakkame rakendama sellist poliitikat, et kohalik ressurss peaks jääma eelkõige kohalike kogukondade teenistusse ja kohalike ettevõtjate teenistusse, siis see on nagu suur motiiv nendel ettevõtjatel inimestel selles piirkonnas elada, et me ikka oleme praegu selle probleemi ees, kus väljaränne maalt ei ole pidurdunud. Ja kui me toome siia paar numbrit kõrvale, et kui Tallinnas on SKT inimese kohta 26 000 ja Põlvas 6500, siis ja Valgas näiteks 8, et see on ju probleem. Nii et tegelikult Eesti vajab sellist poliitikat, mis tasakaalustab regionaalset arengut, mis motiveerib inimesi nendes piirkondades elama, mitte välja rändama. Ja seda on võimalik suunata mitmete meetmetega, alates investeeringutoetustega. Ma ei arva, et selliseid regulaarseid hinnatoetusi peab üldse rakendama. Hinnatoetused on kõige suuremad turgu moonutavad meetmed, nii et selles mõttes selliste investeeringute esilekutsumine on üks meede ja kui me Saksamaa juurde tagasi korraks tuleme, sakslased panid need kõrged subsiidiumid täpselt selle jaoks peale, et saaks selle asja minema. Ja kui asi minema läks, siis ei ole seda enam vaja toetada ja ka sakslastel toimub juba tegelikult pakkumine ka taastuvenergia turul juba nii-öelda enampakkumise või õieti vähempakkumise teel. Nii et meetmeid on, ma ei saaks öelda väga kindlaid sõnumid täna veel valimisprogrammi
valimisprogramm on veel töös ja lõplikult kõik sõnumid nagu kinnitatud ei ole, aga see, et taastuvenergiapoliitikat saab nii-öelda siduda energiapoliitikaga, see on küll üks asi, mida kindlasti tuleks vaadata, sest me ikka peaks vaatama nagu tervet Eestit, mitte ainult Tallinnat. Seda minema saamist on Eestis ju ka tehtud, et Isamaal on siis selline suurem programmikoda 14. septembril, et kogu meedia siis jälgima. Ma ei ole kindel, et sealt nende tänaste valikute hulgas on väga palju regionaalseid sõnumeid või kuidagi maksusüsteemi regionaalset killustamist. Ma toon teile veel teise näite, mis subsiidiumitest või toetustest me siin räägime. Võru linnas selline lihtne asi nagu Kuperjanovi pataljoni siis autode hoiuplats. Seal ka suur möll üleval, et ikka kinnisvara väärtus väheneb ja nii edasi. Me toome selle Kaitseväe ka sealt ära, mis me teda seal peame, kui see nii keeruline. Et piirkonnad peaksid täna olema avatumad nendel pakkumistele, mis turul olemas on, ja siis jõuame mingisuguse järgmise etappi. Ja mõtlen siin, et investeeringutega on alati nagu, ma ütlen, ma hirmsasti tahaks näha seda natukene laiemalt, et kuni sinnani välja, et regionaalne areng on oluline, aga regionaalse arengu üks, igas mõttes on ta oluline, aga üks oluline külg on ka sellele, et üks piirkond, selle piirkonna enda jaoks on ka oluline, et ta ei oleks väga niimoodi monokultuurne, et seal ei oleks või et ainult ühtelaadsed ettevõtted, et siia piirkond on, eelkõige ta on kasvanud, arenenud põlevkivi peal. Ma arvan, et ka seda võib-olla, et on aeg natukene muuta just riikliku poliitikatega, et mida on teinud väga hästi ka tegelikult siin olevad tööstuspargid, aga siia on võimalik veel rohkem, et leidagi selliseid suuremaid investeeringuid ka riigi toetusega, et anda inimestele võimalust, sest paratamatult siin on see vähenemine, tööjõu vähenemine ka põlevkivisektoris on olnud väga oluline ja see on olnud tegelikult suure töö tulemus nii Eesti Energial kui ka VKG-l ja see paratamatult läheb samamoodi edasi, et automatiseerimine on üks neid eesmärke tulevikus ju. Nii et aga selleks, et inimesed endiselt saaksid tööd, selleks tuleb leida siia ka teistsuguseid investeeringuid, ja ma usun, et see on see, millele peaksid ma usun, et ka minu erakond nagu ühena keskendub, et millised need võimalused on, tagada siis erinevates piirkondades elu, tagada see, et inimestel oleks tööd, sest siis on ka kõik muud olemas enamasti, et muu tuleb järgi, aga kui tööd ei ole, kui inimesel ei ole seda tegevust, siis on see inimese arengu mõttes hästi demotiveeriv. Nii et ma ütleksin, et investeeringud mitte ainult sellesse ühte konkreetsesse sektorisse, et mis on loomulikult olulised ja mis peavad sõltuma sellest, mis on see meie eesmärk, praegu on see eesmärk, et jõuda taastuvenergeetika suunda, suurendada seda nüüd aastaks 2030 juba, aga ka investeeringud laiemalt. No me enne põgusalt rääkisime, aga saalist on tulnud väga konkreetne küsimus, et Liisa Oviir, kas sotsid tõstatavad Põxiti teema valimistel konkreetse nõudmisena või jah, milline teie arvamus on? No seda ma saan ütelda, kui on see nagu lõpuni vaieldud selles, et pigem võib-olla Põxiti, siis mis see täpselt oli, et kas sotsid tõstatavad Põxiti teema valimistel konkreetse nõudmisena? Pigem võib-olla. Ma julgen pakkuda, ma üldse mitte ma, tahtlikult. kuna me ikkagi oleme eelkõige nagu selles järgmise 4 aasta selles neid täpsustatud lahendused, ma ei usu, et selles osas tuleb, aga kindlasti me seisame jah, et taastuvenergia osakaalu suurendamise eest. Okay. Kas kogukonnad mõtleksid ja tuleksid uuendustega kaasa, kui pakkuda neile osalust? Ma saan aru, et Eesti Energias rahvaaktsiaid. No see Hiiumaa näide ju oli, et seal ju pakuti ikkagi kohalikule omavalitsusele ja oli 1 000 000 eurot vist oli aastas see tulu, ma ei tea, vaadates omavalitsuste eelarveid, ma arvan, 1 000 000 eurot. Ta peab silmas pigem omanikuks olemist. Kuidas? Omanikuks olemist pigem ta peab silmas, eks ole, on vist selle küsimus. Nojah, ettevõtte omanik. Aga selles mõttes, et kas seal tõenäoliselt mingi sarnane struktuur seal oli, ma ei tea nii täpselt. Ometi küsimus on ju sellistel puhkudel, et kuidas see siis kokku langeb inimene, kellel on arvamus sellest tuuliku olemasolust või mitte olemasolust ja võimest olla see osakuomanik ka, et ei pruugi samade inimeste käes olla need 2 asja. Sest tulu poole peal tahaksime me kõik olla, aga
ennem tuleks kulu poolest ka osaleda ja siis nagu väga ei taha. ja päeva lõpuks ühiskonnaliikmed oleme me kõik ja võtame seda siis iga-aastast dividendi ja keskkonnatasu ja saastetasu ja naudime seda oma kõikvõimalikes hüvedes, olgu need siis sotsiaalsed, ma ei tea, infrastruktuur, mida iganes, et ma arvan, iga ühiskonnaliige peaks tundma vastutust selle eest, et kus kohta meie nii-öelda majandus siis arenemas on ja kas me kingime selle majanduse lisandväärtust kellelegi teisele või mitte. Et ma arvan, me oleme kõik Eesti riigi osanikud, aktsionärid selles kontekstis kindlasti. Aga minu küsimus puudutab nüüd nagu sellise poliitilise otsuse sihiku pikkust. Et no siin just käis läbi, et järgmine 4-aastane periood hakkab nüüd varsti tulema. Samas me teame, et energeetika on nagu piltlikult öeldes hästi suur laev. Kui sinna on tehtud investeering, siis selle investeeringu eluiga me ikkagi ütleme, et ta on mitte 20 ega 25 aastat, ta võib-olla on hoopis 35, 40, 50 aastat pikk, eks ole. Ehk siis peab olema ka mingi investeerimiskindlus, eks ole, peab olema mingi visioon tulevikku ja samas, eks ole, võib aeg-ajalt olla oht, et poliitilise otsuse sihiku pikkus ongi ainult 4 aastat ja siis 4 aasta pärast on mingi järgmine suund. Et kuidas nagu riski maandada siin, et need suunad ikkagi ei haavaks või paneks suurt laeva näiteks kannapöördit tegema äkki? See on ju vana hea ütlus, et piisab ühtedest valimistest, et riik pea peale pöörata, aga ma loodan, et Eestis seda kindlasti juhtumas ei ole ja kõik poliitilised jõud on piisavalt vastutustundlikud. Seda juhtub väikses mastaabis. Sutter kannab varad maha, tähendab siis. No, ja seda on juba juhtunud ka, eks ole, siin viimaste aastate jooksul. Aga ma tooksin siia juurde selle nii-öelda nagu globaalsema perspektiivi ka siia nii-öelda kõrvale. Et kui me räägime nii-öelda kliimamuutusest ja kogu sellest emissiooni vähendamisest, eks ole, et ega me päris nagu üksi seda kõike teha ei saa ja meil ei ole mõtet ka joosta teistest nii-öelda 200-ga ette. Et me peame ikkagi vaatama, mis toimub ümbruses, eks ole, ja siis me vaatame, et kui palju me sellesse kliimamuutustega võitlusesse siis panustame, et ma ütlen, meil üksi selles väikeses ühiskonnas ei ole võimalik seda muuta, ja millises valdkonnas on kõige mõistlikum panustada, et energeetika on ju ainult 1/3 sellest kogu siis CO2 emissioonist, et toiduainetööstus ja transport on teised siis 1/3. Ehk et globaalset probleemi ei saa lokaalselt lahendada, see on nii-öelda esimene pool. Aga teine pool selle globaalse siis trendi juures on maailma rahvastiku kasv. Ja kui me vaatame, et meid võib-olla siin mõne 10 aasta pärast on 7 miljardi asemel 9, eks ole, siis kindlasti erinevate energiakandjate ja toidu järele on järjest suurem vajadus. Ja vähenevad need alad sellesama kliimamuutuste siis tulemusena, kus elu on võimalik. Ehk et rahvastik kontsentreerub nii-öelda väiksemale alale, need alad, kus on võimalik toitu kasvatada, neid jääb vähemaks, eks ole. Ehk et tegelikult, kui me räägime sellest, ma ei tea, transformatsioonist siin Ida-Virumaal või ma ei tea, töökohtade muutusest, siis ütleme, mäetööstusega jäävad need töökohad minu hinnangul seotuks veel väga pikaks ajaks, kui isegi peaks olema selline poliitiline otsus, et põlevkivist siis energiatootmine peaks vähenema, mida ma ei näe. Ma lihtsalt ei näe mõistlikku kaalutlust, et seda peaks tegema, siis selle asendab selle sama teise juba ennem siis puudutatud maavara kasutusele võtted ehk fosforiit, sest toiduainetööstus vajab kvaliteetseid väetiseid paratamatult, kuigi mulle endale meeldiks süüa sellist kõige mahedamat ja ökomat tomatit, siis paratamatult selline nii-öelda kontsentreerunud toiduainetööstus toimib teistel alustel ja selle järgi vajadus on olemas, nii et ma arvan, Ida-Virumaal selles mõttes, kui teha õigeid otsuseid ja hoida ja poliitikud julgevad olla liidrid, mitte siis nii-öelda nende hirmude peegeldused, nagu saade on läbi, Kalle, juba. Siis seda muret töökohtade kadumisega ei ole. Ja lõpusõnaks Liisa Oviir saab. Tahtsin ütelda, et see energia on olnud ka tegelikult üks nendest teemadest, kus need vaidlused, nagu viimane energiamajanduse arengukava ju oli 7 aastat, läbi räägiti, et see konsensus on suhteliselt suur, et ma küll ei usu, et sealt nagu mingisuguseid olulisi muudatusi tuleb, ainukene, mis minul meenub, ongi see ressursitasude majandus siis surutisest tekkinud vahepealne soov kiirelt tõsta, aga üldiselt on ta olnud suhteliselt stabiilne ja ma ei näe ühtegi sellist
siis nagu suurtest erakondadest või praegustest parlamendierakondadest, kellel oleks selline soov teha mingisuguseid kannapöördeid, nii et ma usun, et selles osas muretsemiseks ei ole põhjust. Jah, me saimegi siit täiesti rahustava diskussiooni, et mingit Põxitit ei ole tulemas. Ärge kindlad ikka olge. Jah, aga me ei tea, mis saab kevadel ja palju õnne Marko Pomerantsile, kes esindab vaadet, et keskkonnatasud ei peaks ilmtingimata Ida-Virumaale jõudma, tema on selle saali poolehoiu võitnud 42,6%-ga. Ja ma loodan, et elurikkuse debatil, kui ma osalen, ma saan sama tulemuse. Jah. Aitäh teile ja poole tunni pärast jätkame siis teadlaste diskussiooniga ja pool tundi kohvipaus.